Привітання. 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 Привitania. Valgevenest tulevad inimesed jätkuvalt tänavatele juba 6. kuud järjest. Meeleavaldused on muutunud spontaansemaks. Lukašenka juhitud julgeolekuteenistuse eest pääsemiseks korraldavad protestijad meeleavaldusi nüüd flash mob ehk etteaste taktikat kasutades. Erinevalt mõne kuu tagusest ajast, kus organiseeriti pikemalt ette 70 000 osalejaga marsid, on nüüdsed meeleavaldused väiksemad ja lühemad ja toimuvad väljaspool linnakeskusi. Sageli on toimumispaikadeks magalapiirkondade majade vahelised alad, kuhu kohalikud inimesed saavad kutsed sotsiaalmeediaplatvormi Telegram kaudu. Meeleavaldustest teatatakse viimasel minutil ja tavaliselt suudetakse laiali minna enne, kui võimud kohale jõuavad. Lukašenka-meelsed on meeleavaldajate suhtlusvõrgustike hulka saatnud mitmeid spioone ehk tiharre, kelle ülesanne on teavitada julgeolekujõude kohtumispaikadest. Tiharrid on tavariietuses, neid on raske märgata. Esimene kohtumispaik, mis Telegrami üles pannakse, on selleks, et miilitsat ja nende spioone eemale juhtida. Inimõiguste organi Vjasna kinnitatud andmetel on augustist detsembri lõpuni seoses protestidega Valgevenes vahistatud 25 326 inimest. Pikaaegset poliitvange 169, haiglasse on jõudnud 482 inimest ja kinnipidamisasutustes on pekstud 381 inimest. Blokeeritud on 50 veebisaiti. See on muutuste väljaku hoov, kuulsa seinamaalingu ja laste mänguväljakuga, kus toimuvad pea igal õhtul rahvakogunemised ja režiimivastased koosolekud, nagu paljudes teistes hoovides üle terve Minski. Ja see siin, meie sümboolne Valgevene toetuse hoov, projektori, kitarri ja valgete linadega. Sõpru on alati lihtne leida, kui sa kasutad sõbra keelt. Привітання, сябр. Tere, sõber. Panete tähele sarnasust sõber ja sябр. See on hansakaubandusaegne sõnalaen eesti keelest valgevene keelde. Jak tvoje spraavõ, kuidas läheb? Mine dobra, mul läheb hästi. A мне Kievska, mul läheb halvasti. Tetud možet kupit karjelku, kus ma saaksin viina osta. Nii turbuisja, ära muretse. Supakoisja ei võtšu belaruskuju moovu. Rahune maha ja õpi valgevene keelt. Ja kuid su dounai enna dvorje, milline suurepärane ilm. Ja tšabe kahaju, ma armastan sind. Pautari Kalilaska. Ja tšabe kahaju. Hei, tõ saama ja lepšaja. Hei, sa oled kõige parem. Конечно, muidugi. Prabatša, vabandust. Tšakui, aitäh. Ja, z Belarussi. Ma olen Valgevenest. Belaruskia tšautšennõi, saamõja prahožõja. Valgevene tüdrukud on kõige ilusamad. Maja Radima, Belarus. Minu kodumaa on Valgevene. Skolkas Respublika Belarus skadaje Boša 9 miljonit človek. Valgevenes elab 9 miljonit inimest. Belarusse, Valgevenelased, ruskia, venelased, paljaki, poolakad, ukrainsed, ukrainlased. Stolitsa Respubliki Belarus, Horod Minsk. Tam živea mal 102 miljona človek. Valgevene pealinn on Minsk, seal elab peaaegu 2 miljonit inimest. Belarussi veel mõõd, Družaljubni ja Idabradušna ja Ljudi. Valgevenelased on väga lahke ja sõbralik rahvas. Терпливость и миролюбивость Беларуси особливо визначено подіями історії, а смръщною неслучайними воїнами, прочим беларуси їх самі не починали. Võib-olla on valgevenelaste kannatlikkus ja rahulikkus välja kujunenud ajalooliste sündmuste, peamiselt sõdade järel, mida nemad ise pole iial algatanud. За велике количество рек и озер Беларусь часто называют Sinjavokkai. Rohkete järvede ja jõgede pärast on Valgevenet tihti kutsutud sinisilmseks. У белорусских стравах широко використовуються м'ясцові продукти, такі як
valgevenelased tarbivad laialdaselt kohalikke saadusi nagu Kapusta, kapsas, burak, peet, harох, herned, крапива nõges и, конечно, ja muidugi бульба. kartul. Белорусsaunovat называют булбашами. Певно, ніхто у світі не любить bulbu tak motsna jak me. Valgevenelasi kutsutakse bulbašideks, sest mitte keegi terves maailmas ei armasta kartulit nii palju nagu meie. ja люблю драники. ma armastan kartulipannkooke. Jak smačna. Maitsev. Kahaju люблю. Белорусскому краю песоднее слова люблю по утраю. Ma alati kordan, armastan, kui ma ütlen, et ma armastan Valgevenet. Kahaju люблю. Uvaha, tähelepanu, Valgevene ja keel. 1920. aastatel oli Valgevene NSV-s 4 ametlikku keelt. Valgevene, Poola, Vene ja jiidiš. Kõigis nendes 4 keeles seisis Valgevene NSV vapil ka tekst kõigi maade proletaarlased ühinege. Kui Valgevene 91. aastal iseseisvus, oli valgevene keel 4 aastat ainus riigikeel. Seejärel toimus aga referendum, mille tulemusel sai vene keel valgevene keelega võrdse staatuse. 2019. aasta statistika järgi käis valgevenekeelsetes lasteaedades 9% lastest ja valgevenekeelsetes koolides 11% õpilastest. 2017. aasta statistika järgi õppis 0,2% tudengitest ainult valgevene keeles ja 38% nii vene kui valgevene keeles. 2019. aasta rahvaloendusel nimetas 61% elanikest valgevene keelt oma emakeeleks, aga ainult 29% rääkis valgevene keelt kodus. See tähendab, et 71% valgevenelastest rääkis kodus vene keelt. Valgevene ülipopulaarse folk-rock-ansambli Grambambulja fänn Stas. Inga Lisenkevitši filmis Vabadust ei saa peatada aastal 2014. Minu meelest on kõik inimesed, kes valgevene keelt räägivad, suured romantikud. Minskis on väga raske valgevene keelt rääkida. Raskem kui kusagil mujal. Kui rääkida valgevene keeles Berliinis, Varssavis, Vilniuses, Moskvas, ei juhtu mitte midagi. Muidugi, kui seal on keegi, kellega valgevene keeles rääkida. Aga kui rääkida valgevene keelt Minskis, võib sul jama tulla. Ei pruugi muidugi kohe peksa saada, ehkki ka seda võib juhtuda. Ükskord seisime sõbraga järjekorras ja rääkisime omavahel juttu. Meie selja taga seisis joodik. Ta muutus agressiivseks, kuna me rääkisime valgevene keeles. Ma seletasin talle rahulikult kõik ära. Ja lõpuks me surusime teineteisel kätt. Ta ütles, et ta ei ole mingi kolhoosnik. Neid on meie riigis vaid üks. Valgevene keel kasutab kirillitsat, aga on olemas ka ladina tähestik, mida kasutatakse peamiselt väljaspool Valgevenet. Valgevenes räägitakse veel ka vene ja valgevene keele segu trasjankat. Trasjanka võib olla näiteks segu valgevene keele hääldusest ja vene keele sõnavarast, aga võib ka olla valgevenekeelsete ja venekeelsete sõnade segu või hoopis valgevene ja vene keele grammatika segu. Näiteks üks sõna lausest käändub vene keele reeglite järgi, teine sõna valgevene keele reeglite järgi. Häälduslikke eripärasid on eriti hästi märgata. Näiteks on valgevenelastel G hääliku jaoks 2 varianti, G ja H. Näitelaused trasjanka moodustamisest. Lause eesti keeles. Hanna, põrsad jooksid laiali. Naabrid hakkavad meie üle naerma. Valgevene keeles. Hanna, paršuki raspehlis ja susedis me jatsas nas budut. Vene keeles. Anna, parasjata razbežalis. Соседи смеятся над нами будут.
ja 1 miljonist Trasjanka variandist Hanna, parasjata raspešalisja, sasiediš mjasnatsas nas budut. Segakeelel ei ole ametlikku staatust, seda ei tunnustata üldse eraldi keele või dialektinagi, aga sellegipoolest on Trasjanka mitmel pool kasutuses, eriti maapiirkondades. Ansambli Grambambulia solist Lavon Volski, samas 2014. aasta filmis Vabadust ei saa peatada. Eskimotel olevat palju sõnu lume kohta. Meil, valgevenelastel, on palju sõnu unistuste ja kujutluste kohta. Maarõ, mroi, snõ, letüsenni, kroosõ, liatunki. Unistamine, see on meie haigus. Varem või hiljem pääseb headus võimule. Võib-olla mitte meie eluajal, aga see ei ole tähtis. Kõige tähtsam on, et see aeg on tulemas. Valgevene ajalugu. Valgevene riigi algus on seotud Polotski vürstkonnaga, mis tekkis 9. sajandi keskpaigas. Polotski rabade ja metsade rikastel aladel asus Valgevene riik. See oli ala, mis jäi mongoli tatari vallutustest puutumata. Sellest võibki tulla Valgevene nimi. Anastamata, neitslik, valge ja puhas maa ehk kohaliku keele järgi Belarus. Koos ristirüütlite tulekuga 13. sajandil saabus tõsine oht läänest. Praeguse Leedu, Poola, Vene ja Ukraina aladel asunud väikesed vürstiriigid ühinesid 1392. aastal Leedu suurvürstiriigiks. See riik sai Valgevene ajaloo käsitluses keskaegse omariikluse sümboliks. Valdavalt õigeuskliku riigi peamiseks asjaajamiskeeleks kujunes valgevene keel ja 16. sajandi alguses kirjutati valgevene keeles Leedu suurvürstiriigi esimene põhiseaduslik kogu. Legendi järgi on Leedu suurvürstiriigi ajast Tannenbergi ehk Žalgirise ehk Grünevaldi lahingust, Leedu suurvürstiriigi jaoks võidukast lahingust, pärit ka Valgevene valgepuna-valge lipp. Legendi valgepuna-valgest lipust seadis heksameetrisse Laura. Võitles kord suurvürsti rüütel vaprana sõprade hulgas. Taples teutoonide vastu. Langes neil vaenlasi loogu. Millist eesnime kandnud ei tea. Vaikinud ammused hääled. Võitluses hukkus end sellega. Märk temast jäi ülitähtis. Lehvima mitmeski mastis ja tantsima vaprate turjal. Grünevald, Tannenberg, jah, heal taplusel tiitleid on uljalt. Seal mehed mäslesid, soonis kees verevaim neste. Mõõklesid, möirates ründasid, röökides pildusid piike. Võitluses langenud rüütlile toodi kui viimane voodi. Valge Venemaa valgele lipule peatuspaik loodi. Puhtale valgele kangale, puhtama hingega rüütel, puhkama viimaks siis seati. Ja sel samal hetkel, kui puutus võitleja selg lipu kangast, valgussest valgele kanga küljele joon verevaim, pikk ehk punajoon, mille servad täiesti sirged ja veatud, kui loonuks need loojate pintsel. Nii laskus valgele lõõspuna, sündiski valgete Vene raskusid rööstinud lipp, mida praegugi kantavat näeme kaasaja sangareil. Või on see kõigest legend? Kuldne Leedu suurvürstiriigi aeg ei kestnud aga kaua. 1569. aastal läks Leedu suurvürstiriik Poola-Leedu koosseisu. Sündis tollase Euroopa suurim riik, Rzeczpospolita, milles Valgevene poliitiline ja keeleline roll oli olematu. Rzeczpospolita lagunemise järel 1795. aastal maa jagati ning Valgevene alad said Vene impeeriumi osaks. Valgevene edasine lugu on otseselt seotud Vene-Poola vastasseisuga. Mõlemad suurrahvad õhutasid Valgevene rahvusluse teket,
kuna kumbki püüdis teise mõjusid Valgevenest välja tõrjuda. Leedu suurvürstiriigi aladel elanud slaavi rahvaid nimetati ühtmoodi venelasteks. Vene impeerium soovis aga 19. sajandil nõndanimetatud suurvenelasi teistest slaavi rahvastest rangelt eristada, sestap võeti kasutusele seesugused etnonüümid nagu väikevenelased ehk ukrainlased ja valgevenelased. Idee Valgevene rahvusest oma eripärase kultuuri, keele ja identiteediga tekkis 1880. aastatel Valgevene aladel pärit Peterburi tudengite seas, kes moodustasid ühingu Gomon ja jõudsid välja anda paar numbrit oma ajakirja. 1906. aastal ilmus esimene valgevenekeelne ajaleht Naša Niva. Esimese maailmasõja ajal okupeerisid Saksa väed Valgevene tänase läänepoolsed alad, asutasid seal Valgevene rahvuskomitee ja moodustasid 3 aasta jooksul 1300 valgevenekeelset kooli. Enne seda puudus riigis igasugune valgevenekeelne haridus. 1917. aasta 25. märtsil otsustasid Valgevene rahvusliku liikumise esindajad moodustada Valgevene iseseisva Valgevene rahvavabariigi, mille täpseid piire ei jõutud aga paika panna. Pärast Saksa vägede lahkumist Valgevene aladelt asutas või võttis need alad üle Punaarmee ning moodustas seal või lõi oma riigi, Valgevene NSV, mis veebruaris ühendati Leedu Valgevene NSV-ks nimega Litbiel. Valgevene läänepoolsed alad jäid aga poolakatele ja alles 1939. aasta sügisel pärast Poola jagamist liideti need Valgevene NSV-ga. Aastatel 1940 ja 41 ning 44–91 kuulus Valgevene Nõukogude Liitu. Valgevene lipp. Valgevene valge, puna-valge lipu tekkeloos ei olda ühtsel seisukohal. Ühe versiooni järgi, millele pühendas oma heksameetri Laura, sündis lipp 1410. aastal Grünevaldi lahingus, kus Teutooni ordu vastu Leedu suurvürsti vägedes võidelnud Valgevene rüütli surnukeha asetati valgele linale. Sellest jäi lina keskele pikk punane triip. Teise versiooni järgi pühkinud seesama rüütel oma laubalt verepleki, mis jättis tema valgele taskurätile pika punase triibu. Aga kolmanda versiooni järgi kujundas lipu diplomaat ja arhitekt Klaudzi Duševski 19. sajandi lõpus. Kui Valgevene 1918. aastal iseseisvus, oli valge punavalge lipp selle ainsa iseseisvusaasta jooksul riigilipuks. Teise maailmasõja ajal oli Valgevene punavalge lipp Valgevene SS vabatahtlike lipp ja selle tõttu on praegu Lukašenka silmis Valgevene valge punavalge lipp natside käsilaste lipp. Valgevene NSV-s oli kasutusel meile praegu tuttav lipp. Ülal lai punane triip, all kitsam roheline, vasakus servas punavalge rahvusmuster ja vasakul ülanurgas ka kuldne sirp ja vasar. Pärast Nõukogude Liidu kokkuvarisemist heisati taas valge, punane, valge, kuid juba 1995. aastal tõmmati vardasse Valgevene NSV lipp, kuid nüüd juba ilma sirbi ja vasarata. Praegustel meeleavaldustel näeme ka lippu, mille keskel on Leedu suurvürstiriigi vapp. Punasel taustal valge ratsanik mõõgaga. Valgevene keeles kannab see vapp nimetust Pahonia, mis tähendab tagaajamist ehk ajujahti. Teine maailmasõda ja Valgevene. Belarus, Krai ja Soi i Balot. Valgevene, metsade ja soode maa. Valgevene kirjanduse rajaja ja klassik Jakub Koolas, Mets 1909, tõlkinud Helvi Jürisson. Ikka mets vaid kohab koha,
sõnad sosinateks seab. Seda varjatada tahab, mida üksnes tema teab. Valgevene kaotas teises maailmasõjas 2 230 000 inimelu. Vabariigi iga 4. elaniku. Hukkus terve juudi populatsioon, sõdureid, tsiviilisikuid ja vabatahtlikke partisane. Nõukogude Liidus kujutati Valgevenet kui teise maailmasõja partisanide vabariiki. Iga valgevenelast isiklikult puudutanud rahvuslikust traumast tehti kangelasmüüt, mis on tänapäeva tänavarahutuste kontekstis täiesti uue tähenduse saanud. Valgevene ajaloos on piirsituatsioon vaata et alatine fenomen. Ikka on Valgevene territooriumil peetud nii-öelda võõraid sõdu, millest valgevenelasi on tahetud panna osa võtma. Ja ikka on osa valgevenelasi varjunud soodesse, oodates kuni jama läbi saab. Teine osa varjab end samuti soodes ja metsades, ent vastuhakkajatena, partisanidena. Mälestuskatkend saatest Kangelaslinnade muusika, Eesti raadioarhiiv 1985. Ainult piltidel ja nende inimeste traditsioonilises ettekujutuses, kes ei tea, kuidas asjad tegelikult olid, on partisanid tõsised habemikud vanamehed. Tegelikult oli see ju laste ristikäik fašismi vastu. Enamikus olid need eilsed koolipoisid, meie salgas umbes 15–20 aastased. Kujutage ette, kui 500 sellises eas noort on metsas ilma isa, ema, õpetajate ja koolita ja sul on relv ja sa tunned ennast kangelasena ja su ümber on nii palju toredaid noori inimesi. Me võitlesime tõsiselt, aga me ise ei saanud olla tõsised. Oli vana grammofon ja 3 juhuslikku plaati, mis viimse võimaluseni ära käieti. Need olid Ravelli Bolero, Ivolga prostituutide laul ja Vana nukker vangi laul. Need 3 lugu seostuvad ikka partisanidega ning Ravelli Bolero kõlab ikka sõjamuusikana, ehkki ta ju pole sõjalugu. Armastasime väga laulda. Paljudele sõjaeelsetele lauludele tegime uue partisani teksti. Kõige enam lauldi aga rahvalaule ja rahvalikke laule. Õhtuti, kui kõik oli rahulik ja vaikne, lõkke põles. See oli eriline tunne. Igaühel oli oma lemmiklaul, mida ta ise laulis või palus teistel laulda. Aga siis sai see poiss surma. Ja kui lauldi neid laule, tuli inimestel kohe meelde. See oli Grisha laul. See Fedja laul. Ja kui inimene tapeti, tundus alati, et ta oli olnud asendamatu. Kõige lähedasem, kõige parem. Sellepärast muutusid kõik lõbusamadki laulud lõpuks kurbadeks. Ükskord sattus meie juurde teist poolt rinnet mees, kes teadis mõnda uut sõdurilaulu. Eriti Bogoslovski Pimeda lööl läks hinge. See tundus olevat nimelt meist ja meile. Võtsime selle omaks kui ehtsa partisani laulu, mida olime juba mitu aastat oodanud. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. Темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться сейчас губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас, и тревожная черная степь пролегла между нами.
темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кровати не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. Teises maailmasõjas partisanidena osalenud naiste mälestusi Nobeli preemia laureaadi Svetlana Aleksijevitši raamatust Sõda ei ole naise nägu 1985 tsenseerimata kujul ilmunud pärast Nõukogude Liidu lagunemist. Tõlkinud Toomas Kall. Mina olin metsas ainult aasta, aga selle aja jooksul jäi sisse alaline tunne, kas sina teda või tema sind? Piiramisrõngas maeti inimesi tihti metsa, puude alla, nende tammede alla, nende kaskede alla. Ma ei saa siiamaani metsa minna, eriti sinna, kus kasvavad vanad tammed või kased. Mets oli meie kodu, partisani kodu. Metsa ma hakkasin kartma pärast sõda. Praegu ma ei lähe kunagi metsa. Valentin Lukša, Läte, 1982, tõlkinud Leelo Tungal. Laas täis laululinnu pesi. Inimtühjus metsa all. Ainult selge lättevesi voolab vaiksel vulinal. Täiskuu haihtus koidu ajal sinitaevas unises. Kõnnin kitsal metsarajal üksi, metsas suvises. Siin ta on, see väike välu. Kaste aurab sammudest. Vana muld on mu mälus sõjaajast ammusest. Välu servas vaikselt voolab allikas kui hõbekett. Partisanid käisid toomas kunagi siit selget vett. Lätte ees on kummardanud mitukümmend sõjameest. Tulid kustutama janu, jõudu kummutama veest. Rasketele haavadele olid Lätte ravijõeks. Olid partisanidele armsaks halastaja õeks. Keegi oli meid reetnud. Sakslased olid teada saanud, kus on partisani salga peatuspaik. Nad piirasid metsa ja juurdepääsuteed igalt poolt ümber. Me peitsime ennast metsikutes tihnikutes. Meid päästsid sood, kuhu karistussalgad oma jalga ei tõstnud. Õõtsoo. See neelas päästmatult nii tehnika kui inimesed. Mitu päeva, nädalate kaupa olime kaelani vees. Meiega oli radist. Ta oli hiljuti sünnitanud. Laps on näljane. Tahab rinda. Aga ema on näljane. Piima ei ole ja laps nutab. Karistussalklased on siin samas. Koertega. Kui koerad kuulevad, oleme kõik hukas. Kogu rühm. Oma 30 inimest. On teil aru saada? Komandör võttis vastu otsuse. Keegi ei julgenud käsku emal edasi öelda, aga taimas ise. Laskis kompsu koos lapsega vette ja hoidis seal kaua. Laps enam ei karjunud. Mitte üks piuks. Aga meie ei saanud enam silma vaadata.
ei emale ega üksteisele. me võtsime vange, tõime nad salka, neid ei lastud maha. see oleks olnud neile liiga kerge surm. me torkasime nad surnuks nagu sead. püssivarrastega. lõikasime tükkideks. ma käisin seda vaatamas. ootasin. kaua ootasin seda momenti, kuni neil hakkavad silmad valust lõhkema. silmaterad. mida teie sellest teate? Nemad põletasid minu ema ja väikesed õed lõkkes keset küla. Hattõnn, see on sümbol. Väike küla 60 kilomeetri kaugusel Minskist lakkas olemast 1943. aasta esimesel kevadpäeval. Selles külas tapeti ja põletati 149 inimest. Üle poole neist olid lapsed, kõige noorem 7-kuune. Selliseid maani tuhaks põletatud külasid jätsid sakslased Valgevene pinnale 619. Üle poole neist olid Hattõnnist hoopis suuremad ja rahvarohkemad. Valgevene luuletaja Maksim Tank. Kus nad on? 1962. Tõlkinud Andres Jaaksoo. Inimtühjas ja varemeis tulvil linnas nägin ma fašistide põletatud kiriku eeskojas 2 sinisesse rõivastatud inglit, kes kirjade järgi märkisid üles kõik pühakotta sisenejad ja sealt väljujad. Esimesest nimekirjast leidsin ma üle 1000 nime ja liignime. Aga teisest nimekirjast ei leidnud ma ainsatki hingelist. Tõesti mitte keegi ei tulnud nende seinte vahelt välja. Öelge mulle, kus nad siis on? Aga kõrbenud tiibadega inglite suud olid lukkus, sest nendegi jaoks oli hoitud paar kuuli. –43. aastal sünnitasin tütre. Siis olime mehega või metsa partisanide juurde tulnud. Soo peal sünnitasin, heina kuhjas. Mähkmeid kuivatasin iseenda peal. Pistsin põue, soojendasin ja jälle mähkisin. Ümberringi kõik põles. Külad põletati maha koos inimestega. Aeti koolidesse, kirikutesse. Valati petrooliumiga üle. Minult küsis minu 5-aastane õetütar, tädi Manja, kui mina ära põlen, mis minust järele jääb? Ainult saapad. Sihukesi asju küsisid meie käest meie lapsed. Ma ise koristasin ahervaremeid. Kogusin sõbrannale tema pere kokku. Leidsime tuha seest luid. Kus oli mingi riideräbal või kas või mingi servake, uurisime välja, kes see on. Iga üks otsis oma. Ma tõstsin ühe riideräbala üles. Sõbranna ütles ema bluus ja kukkus maha. Kes korjas luid lina sisse, kes padjapüüri, mis kaasas oli? Meie sõbrannaga korjasime käekotti. Poolt kottigi ei saanud täis. Ühishauda ladusime kõik hunnikusse. Kõik oli must. Ainult luud olid valged. Ja luutuhk. Selle ma tundsin juba ära. See oli kohe väga valge. Maksim Tank pärast sõda 1966 tõlkinud Andres Jaaksoo. Võib-olla oleks tõesti parem ehitada maja mõnda uude kohta. Sest siin tõstan palgi, aga nende taga on mälestused. Ajan püsti roovid ja kuulen kõrbenud kurgede kruukseid. Laon ahju ja tunnen, kuis lõhnas partisanipäevade leib
kuis lõhnasid sügiseselt märjad jalarätid. Võib-olla oleks tõesti parem ehitada maja mõnda uude kohta. Uvaha, Valgevene ja Tšernobõl ehk venepäraselt Tšernobõl, ukrainapäraselt Tšornobõl, valgevenepäraselt Tšarnobõl. Mälestuskatkendeid Svetlana Aleksijevitši raamatust Tšernobõli palve 1997. Tõlkinud Andres Ehim. Meile, valgevenelastele, pole miski olnud ega ole igavene. Meil pole igavesti olnud isegi oma maad. Ikka ja jälle on keegi selle endale kahmanud ja püüdnud meie jälgi ära pühkida. Nii pole meil ka kunagi olnud seda tunnet, et elame siin igavesest ajast igavesti. Me ei teakski, mida igavikuga peale hakata. Me ei oskaks igaviku tundega eladagi. Nüüd viimaks on see ka meile antud. Meie igavik on Tšernobõl. Valgevene keeles on Tšernobõl koi rohi. Püha suu läbi anti meile märku. Meid kupatati labidatega aatomi kallale sähsule 20. sajandit. Masinad, mida seal kasutati, olid ilma juhtideta, neid juhiti raadioteel, aga meie käisime labidatega masinate järel ja riisusime peenikest prügi kokku. Me hingasime seda tolmu endale sisse. Nojah, siis anti meile veel paber alla kirjutada, et me saladust hoiaksime. Lausa leekis mäel reaktor, orus kündis maad üks traktor. Poleks hoiatan meid lääs, künnaks nüüdki kõigest väest. 26. aprillil 1986 kell 1:23:58 purustas võimas sariplahvatus Ukrainas Valgevene piiri lähedal asuva Tšernobõli aatomieelektrijaama 4. energiaploki reaktori koos hoonega. Sellest sai 20. sajandi kõige suurem tehnikakatastroof. Valgevene jaoks oli see rahvuslik õnnetus. Plahvatuse tagajärjel kaotas maa 485 küla ja asulat. Neist 70 on nüüd juba igaveseks maapõue maetud. Kui 1930-ndatel represseeris Stalin iga 2 miljonit valgevenelast ja teise maailmasõja ajal kaotas elu iga 4. valgevenelane, siis tänapäeval elab iga 5. saastatud territooriumil. Iga 5, see tähendab 2,1 miljonit inimest, kellest 700 000 on lapsed. Plahvatuse tagajärjel langes 70% saastest just Valgevene pinnale. 26% Valgevene metsast jäi radioaktiivse saastatuse vööndisse. Haigestumine vähktõppe suurenes 74 korda. Anekdoodi lembeliste valgevenelaste kõige lühem anekdoot kõlab nii. Elas kord üks tore rahvas. Valgevenelased. Küsimus Armeenia raadiole. Kui palju on 7 korda 7? Vastus. Selle võib sulle iga tšernobõllane sõrmede peal üles lugeda. Valitsus annab välja ukaasi tšernobõllastele soodustuste tegemise kohta. Kõik need, kes elavad tuumajaamast 20 kilomeetri kaugusel, saavad oma perekonnanime ette tiitli FON. Neid, kes elavad 10 kilomeetri kaugusel, tuleb edaspidi kõnetada teie siniverelisus. Aga nende puhul, kellele tuumajaama kõrval elades hing sisse jäi, tuleb tarvitada tiitlit teie hiilgus. Ma kardan seda välja öelda. Aga me armastame Tšernobõli. Me armusime temasse ajapikku. Meist, valgevenelastest, kuulis maailm alles pärast seda. Tšernobõl oli meie aken Euroopasse. Meie rahval on kogu aeg tunne, et teda petetakse. Petetakse meie suure teekonna igal etapil. Ühest küljest on meile omane nihilism, aga teisest küljest fatalism. Võimudesse ei ole mitte kellelgi usku. Ei usuta ka arste ega teadlasi, kuid ka ise ei võeta mitte midagi ette. Ollakse süütud ja osavõtmatud.
ainult kannatuses leitakse endale elu mõte ja õigustus, kõigel muul nagu polekski tähtsust. Mis kujud me küll oleme? Elame saastatud maal, künname ja külvame, sigitame lapsi. Mis mõte on siis meie kannatustel? Milleks need? Milleks? Kui varem pesti meie ajusid õigustusega, mismoodi siis elu oleks, kui ainult sõda poleks olnud, siis nüüd tekkis võimalus kõike Tšernobõli kaela ajada. Kui ainult Tšernobõli poleks olnud. Hea, kui piksevarras on olemas. Enne oli patriarhaalne Valgevene küla. Oli valgevenelik taluelu, ilma vesikempsu ja sooja veeta, kuid ikooniga, kaevuga, tikitud linikute ja pehmete sängidega. Oli külalislahke tareelu. Astusime ühte niisugusesse tarre sisse, et vett juua. Perenaine võtab kirstust, mis on niisama muldvana, nagu ta ise välja ühe liniku ja ulatab selle mulle sõnadega. See on sulle mälestuseks minu tarest. Tšernobõlist hakati inimesi ümber asustama euroopalikku tüüpi asulatesse. Ja võib ehitada maja. Võib ehitada endisest parema ja mugavama maja, aga uues kohas ei saa mitte kuidagi taas luua kogu seda tohutut maailma, millega inimesed olid kokku kasvanud. Nad kaotasid oma keskme. See on tohutu löök inimpsüühikale. See tähendas traditsioonide ja sajandite pikkuse kultuuri katkemist. Tõstetud Ameerika robot tuumareaktori katusele. See töötanud minutit 5 ja karsoss. Jaapani robot töötas 9 minutit ja andis siis otsad. Aga välismaalased vaatavad, et Vene robot töötab juba 2 tundi. Siis kõlab valjuhääldist käsk. Reamees Ivanov, perekur, suitsutund. Ja kuid mis teeme meie? Meie naerame. Otse kui vanas mõistujutus. Seal tunnevad inimesed kaasa mehele, kellel on maja ja küün maha põlenud. Noh, kõik, mis tal on maha põlenud. Tema aga kostab kaasatundjatele. No jah, aga vähemalt hiirtest sai lahti. Ja virutab mütsi uljalt vastu maad. No vaat, selline ongi. Pesuetne valgevenelane. Naerab läbi pisarate. Ma kuulen igal pool ühte ja seda sama lauluviisi. See polegi õieti laul. See on mingi jorutamine. Selles väljendub, et meie rahvas on programmeeritud kõik võimalikke hädasid üle elama. See tähendab, et me ei pääse hädade ootamisest. Meil pole peale kannatuste muud midagi olnudki. Ei ole olnud muud ajalugu ega muud kultuuri. Было у солдата 2 поли, полице кветки рвал, бегал сябрами на боли, и полицей он воевал. Тихо было и чисто у поля возянцинства, были огонь и дым, на поле ратным дым. Valgevene ja tema rahvuslind Kurg. Valgevene näitekirjanik Aljaksei Tuudarov, püha lind. Iidsel ajal lendasid meie järve äärdes suured hallid linnud, viskasid suled seljast ning muutusid ilusateks noorteks meesteks ning suplesid järves. Kõige viimane neist oli kõige ilusam. Samal ajal sattus järve äärde üks neiu, nägi viimast toonekurge ja võttis tema suled endale. Kureparv lendas minema, aga viimane toonekurg jäi neiu juurde. Nendest ongi meie sugu alguse saanud. Igatsus hakkas aga viimast toonekurge vaevama ning kui aeg sai täis, võttis ta oma suled ja lendas ära kaaslaste juurde.
inimestele jättis ta ka laulu. Ja seni, kuni mäletatakse laulu, kestab inimsugu. Ainult väga harva tuleb viimane toonekurk tagasi siiamaile. Tuleb oma järglastele järele. Nende hingede järele, kes on väga väsinud. Ajad muutuvad ja maa nägu muutub. Aga toonekured peavad maa peal elama. Maa peal ja inimese hinges. Svetlana Aleksijevitš, sõda ei ole naise nägu. Sõjas juhtus palju imesid. Ma räägin teile, rohu peal oli pikali Anja Kaburova. Ta oli suremas. Kuul oli tabanud südant. Samal ajal lendas üle meie kureparv. Kõik ajasid pead kuklasse, Anja tegi silmad lahti, vaatas. Küll on kahju tüdrukud. Siis oli vait ja naeratas meile. Tüdrukud, kas ma tõesti suren ära? Samal ajal jooksis meie kirjakandja, meie Klaava ja hüüdis ära sure. Sul on kodunud kiri. Anja ei pannud silmi kinni. Ta ootas. Meie Klaava istus tema juurde, tegi ümbriku lahti. See oli ema kiri. Minu armas, kallis tütreke. Minu kõrval seisis arst. Tema ütles, see on ime. Ime. Ta elab kõigi arstiteaduse seaduste kiuste. Kiri loeti lõpuni. Ja alles siis pani Anja silmad kinni. Отчего ты самотный бусел? У гнездия над снямелой вёской. Üksimik siin veel kurekene keset hääletud külapõlist. Ja samu juba Bielai Russi, ta Tšernobõlskai, Tšestarossai. Taga igatsen Valgevenet, puutumata mis Tšernobõlist. Отчего почернел ты бусел? У полеским барõõt ruutnum. Mustad, miks suled kurekene? Voolanud mürki pole isse metsist. Atšalobuba Bielai Russi, zhanba vanai išmat pakutnai. Leinand, itkend ma Valgevenet. Tema kannatab, häbi trotsib. Отчего посвел ты бусел? И чему не лячишь у võõrai? Hallid, miks suled kurekene? Lennuks kaugele jõudu kogu. Lepš pamertsa na Bielai Russi. Čõm ču sõnu nazvать Radimai. Parem hukkuda Valgevenes, kui et võõrast maad hüüda koduks. Eduard Akulin. Tõlkinud Kaia. Hei, пригощение, потанчим! Мы любим традиционные белорусские танцы.
Valgevene muinasjutt. Tüütud külalised. Tõlkinud Paul Mõtsküla. Elasid kord 2 venda. Majapidamine oli neil väikesevõitu, aga kuidagi viisi nad omadega ikka hakkama said. Ükskord tulid neile külalised. 2 laiskvorsti laagertist, 1 oksa õunakest. Võtsid vennad külalisi vastu nagu kord ja kohus. Kostitasid sellega, mis neil oli, lõbustasid nii nagu oskasid. Seda viisi möödus päev ja läks teine, kulus tükk 3. Aga külalistel polnud mõtteski hakata koju minema. Muud kui sõid, jõid ja pealekauba hälvitasid pererahvagi töö juurest. Eks muutunud külalised vendadele tüütuks. Mehed mõtlema, kuidas neist lahti saada. Mõtlesid, mis mõtlesid, aga välja mõtlesid. Pöörasid tülisse ja kukkusid teineteisele külaliste kuuldes sõnu peale lugema. Noorem vend ütles vanemale: ole sa pealegi vanem, aga ennast mõnitada ma kah ei lase. Jagame elamise pooleks. Olgu, oli vanem vend nõus. Kui jagada, siis jagada. Tulid siis tarre tagasi ja hakkasid jagamise pihta. No, kogu majapidamise jaotusid ära. Jõudsid siis järjega külalisteni. Külalised tuleb kah pooleks jagada, sõnas noorem vend. Mina võtan 1 külalise omasse tare poolde, sina võta teine omasse. Olgu pealegi, oli vanem vend nõus. Kui juba jagada, siis jagada. Jaotatigi siis külalised vendade vahel ära. Lõunaaeg jõudis kätte. Vanem vend valmistas rikkaliku lõuna. Koguni 2 rõngast vorsti pani lauale. Noorem vend aga keetis paljaid kapsaid ilma rasvata. Asuti sööma. Noorem vend ütles oma külalisele: kulla külaline, ei ole mul midagi, millega sind kostitada. Eks sa näed, vanem vend kahmas kõik paremad palad jagamise aegu endale. Eks sa võta tema käest kas või rõngas vorstigi. Külalisel käisidki neelud võõra vorsti järele. Aga niipea, kui ta oma käe vorsti võtma sirutas, andis vanem vend talle klõpsti lusikaga vastu otsaesist. Nüüd kahmas noorem vend kulbi. Mis asja? Keratas ta vanemale vennale peale. Või sina tuled minu kõige kallimat külalist lusikaga lööma? Kui sedasi, siis sinu omale lajatan kulbiga. Ja lajataski vanema venna külalisele kulbiga vastu pead nii, et sellel lõid sädemed silmist. Nüüd kahmas vanem vend ahjuroobi. No kui sina tuled oma külalisest minu veelgi kallimale külalisele kulbiga kallale, siis sinu omale äigan ahjuroobiga. Kui saa mu külalist ahjuroobiga, siis viskan sinu oma hoopistükis ukse taha. Läks noorem vend õige vihaseks ja võttiski vanema venna külaliselt kraest kinni ning tiris tarest välja. Oh sa tuline, karjus vanem vend. Kui sedasi, siis käigu ka sinu külaline minu omale järele. Sai selle öeldud, kui võttis noorema venna külalise ning viskas uksest välja. Tasapisi toibusid külalised seesugusest kostitamisest, võtsid jalad selga ja kihutasid kodu poole. Nõnda saidki vennad tüütutest külalistest lahti. Valgevene lähiajalugu. Mälestuskatkend Svetlana Aleksijevitši raamatust Tšernobõli palve 1997. Algas Gorbatšovi perestroika. Esimene asi, mida ma tähele panin, kohe maid hakkasid muutuma inimeste näod. Isegi inimeste kõnnak muutus teiseks. Elu hakkas meie kehakeelt korrigeerima. Inimesed naeratasid üksteisele sagedamini. Kunagi enne ega pärast perestroikat ei ole nii palju ajalehti loetud, ei ole nii palju lehtedesse usutud. Kõva häälega võis nüüd välja öelda seda, millest alles hiljuti vaid köögis sohistati. Nüüd käisid kõik demonstratsioonidel, miitingutel, kogu aeg kirjutati millelegi alla. Saime kuulda tõde Kurapatas toimunu kohta. See oli šokk. Selgituseks. Kurapate on metsaala Minski kirdepiiril, kus aastail 1937 kuni 1941 viis stalinlik režiim läbi massihukkamisi. Hukkati lasuga pähe. Massihaudade kogu arvuks peetakse 500, iga ühes neist 50 kuni 60 ohvrit.
ent on ka ajaloolasi, kelle arvates oli hukkunuid vähemalt 10 korda rohkem. Nägin dokumentaalkaadreid, ridade viisi mullast puhastatud pealuid, igaühel kuuliauk kuklas. Muidugi oli meil tunne, et võtame osa revolutsioonist, teeme uut ajalugu. 1991. aasta 25. augustil sai Valgevenest taas iseseisev vabariik. Aga kui teised endised Nõukogude Liidu vabariigid arenesid mühinal ja lammutasid jõudsalt sovjeti pärandit, suutsid Valgevene NSV kommunistid võimu säilitada ja paigal tammuda. Alles 1994. aastal suudeti vastu võtta uus põhiseadus ja korraldada presidendivalimised. Valgevene esimeseks presidendiks valiti kõigile üllatuslikult koleda lapsepõlvega lüpsjast ema poolt üksinda kasvatatud, koolis kindlalt niinimetatud raskesti kasvatatavate laste kategooriasse kuulunud ja seega ka miilitsas arvel olnud punasest politrukist kommunistliku ideoloogia ja organiseerimistöö korraldaja, sovhoosi direktor Aleksandr Lukašenka. Populistlikke lubadustega anda kõigile tööd ja leiba, luua tihe side Venemaaga ja lisaks korruptsioonivastase võitluse loosungitega sai Lukašenka valimiste teises voorus 80% valijate häältest. Kõik tema varasemate töökohtadega seotud dokumendid on tänaseks kuulutatud riigisaladuseks. Kohe võimule saades muutis Lukašenka Valgevene rahvuslikud sümbolid tagasi Valgevene NSV aegu meenutavateks pseudosümboliteks. Kolhoosi kord on Lukašenkale väga südamelähedane. Üle 95% haritavast maast Valgevenes kuulub riigi ja ühismajanditele. 1994. aastal kuulutas Lukašenka välja Valgevene uue kursi, turumajandusliku sotsialismi. Algas eraettevõtluse hindade ja väliskaubanduse minek riikliku kontrolli alla. 1995. aastal viis Lukašenka läbi referendumi põhiseaduse muutmiseks, millega president sai võimu juurde. Seega praktiliselt kohe võimule saades asus tänane Euroopa viimane diktaator sillutama teed ainuvõimule. Edasine on kõigile teada. Igasuguse opositsiooni julm mahasurumine, poliitiliste vastaste jäljetu kadumine või vanglasse sulgemine. Kogu Batka Lukašenka Valgevene ime on põhinenud Venemaa majanduslikul lüpsmisel ja ülekavaldamisel. Kui venelastel on sellest vahel mõõt täis saanud, on Batka Lukašenka vaadanud lääne poole, lasknud vabaks mõned poliitvangid või lääne suunas paar head sõna öelnud. 2004. aastal viis Lukašenka läbi uue referendumi, mis andis presidendile eluaegse õiguse presidenditoolil istuda. Režissöör Inga Lisenkevitš filmis Vabadust ei saa peatada 2014. aastal. 2006. aastal lahkusin oma kodumaalt nagu paljud teisedki. Valevalimised, vägivaldne meeleavalduste laialiajamine, jõuetuse tunne. Kui ma mõtlen oma koolikaaslastele, naabritele või ülikoolikaaslastele, nii paljud on ära läinud. Me oleme üle maailma laiali. Venemaal, Poolas, Tšehhis, USAs, Saksamaal, Šveitsis, Kreekas, isegi Uus-Meremaal. Minu põlvkond on läinud. Me elasime üle Nõukogude Liidu lõpu, tol ajal uskusime uude Valgevenesse, aga siis keeras valitsus aega tagasi ja leiutas uue ideoloogia. Meil, kes lahkusid, on lihtne. Meil on jätkuvalt meie unistuste Valgevene. Me võime unistades tänase reaalsuse unustada. Neil, kes jäid Valgevenesse, on raskem. Nemad peavad leidma viisi selles väärastunud reaalsuses elamiseks. Valgevene näitekirjanik Andrei Ivanov, tütarlaps Kutsekast, 2017, tõlkinud Sven Karja. Ma tead, mind ei hoia siin mitte miski. Iga asi ajab marru.
kuhu sa ainult ei vaata, igal pool on parem kui meil. Mingi Silent Hill, aga mitte normaalne riik. Kõik on hall ja igav ja siis veel need kuradi mütsid. Need villasest lõngast mütsid, millega naised liinibussides sõidavad. Tead, sellised rohmakad, jäledad. Mõnel on veel mingid helmed külge õmmeldud, sellised nõukaaegsed, värdelikud. Kui ma laps olin, siis üks mettõde käis meil kodus süste tegemas. Temal oli ka täpselt samasugune, kusjuures ta ei võtnud seda toas ka peast ära. Kõik teised käivad karvamütsidega, aga tema oma lõngamütsiga. Üldse, mis kuradi debiilne nõukaaegne komme see on siseruumides mütsi mitte ära võtta. Ma ei suuda enam neid mütse vaadata. Ma ei talu enam seda staalinlikku arhitektuuri, seda kolhoosi aja hõngu. Ja siis on veel need värdelikud purksiputkad. Eelmine nädal näen sellist tund, ühesõnaga mina näen unes, et mind ennast müüakse ühele purksile maha. Aga see purks, see on selline tohutult suur ja pea koosneks tal nagu 2 saiapoolikust, mille vahelt majonees välja tilgub. Ja siis ta krimpsutab nende lõugadega. Ei ole nagu rahul millegagi. Ajab mulle välja, et just nagu kaupleb minu hinna pärast, et miks nii kallis ja piidleb mind skeptiliselt. Aga mina kardan teda. Ma klammerdun mikrolaine ahju külge ja seal samas saab ta mind kätte ja hakkab otsast näsima. Ja ma palun teda mõttes, et jära juba rutem, ma olen üleni ketšupi ja majoneesiga koos, neela mind alla, et mu kannatustel oleks lõpp. Aga tema muudkui nätsutab mind suus. Ja niimoodi jääbki alatiseks. See majoneesi ja ketšupi löga valguks mulle nagu läbi kirstuga anekaela. Valgevene luuletaja Olga Margitantova, kirjutatud septembris 2020, tõlkinud Kätlin Kaldmaa. Anna Jumal, et ma läheks hulluks. Ärgu, armas Jumal, teile andku uueks tsaariks saada. Must jõgi, parim sõber, voolab selja tagant, embab, kägistab. Ajajõgi lebab verekalda kõrval, värvib valgeks terase tapatöö. 9. august 2020 presidendi valimised. Opositsioonikandidaat Svetlana Tsihhanovskaja kandideerib oma abikaasa ülipopulaarse blogija Sergei Tsihhanovski asemel, kuna viimane on vangistatud. Sama päeva õhtul hakkab tänavatel valguma korrakaitseüksusi, suletakse metroojaamu, kaovad taksod ja internet. Parkide servadesse ilmuvad kinnipeetavate vedamiseks mõeldud autod, traktorid, bussid, kraanad. Lukašenka, Hugo Chavez ja Putin on koos paadis ja vaidlevad, kes neist 3 sõudma peaks. Putin, minu riik on kõige suurem, mina ei sõua. Chavez, minu riik on kõige rikkam, mina ka ei sõua. Lukašenka, aga hääletage. Hetk hiljem paadis hämmingus Putin ja Chavez sõuavad ja arutavad omavahel. Ma lihtsalt ei mõista, kuidas me saime 7 häält, kui meid on paadis ainult 3. 10. august Lukašenka tagasivalimine kinnitatakse enam kui 80% häälte enamusega. Algab Lukašenka 6. ametiaeg ja 27. aasta vaba riigi presidendina. Tsihhanovskaja läheb esitama kaebust valimiskomisjonile, viibib seal 3 tundi ja kaob. 12. august 100 naised avaldavad meelt politsei vägivalla vastu. 13. august Igor Kotjuh. Umira и солидарности женское лицо. Девушки в белых одеждах машут цветами своими чужими. Белые одежда, русые волосы. Belarus. Autori tõlge. Rahu ja solidaarsus on naise nägu. Neiud valges lehvitavad lilledega omadele ja võõrastele. Valged, bielõje, riided, ruuged, ruussõje, juuksed. Belarus. 19. august Valgevenes leitakse metsast pooduna Grodno oblastis tegutseva muuseumi direktor, kes oli üks neist, kes keeldus 9. augusti presidendivalimiste järel võltsitud häältelugemisprotokolli allkirjastamast. Olga Margitantova, august 2020, tõlkinud Kätlin Kaldmaa.
riik libiseb käest mööda õhulist raudteed, valede ja röövimiste laiadel lainetel. Õnnetute laste kehad segatakse mulda, langenud lehtede vahele, kaetakse veriste tekkidega. Kommid, pori ja liiv, olgu nendega. 4. september, tudengite protestiüritus algab üliõpilaste arreteerimisega. Valgevene luuletaja Dmitri Strotsev, Nuta, süda, nuta. 4. september 2020, tõlkinud Igor Kotjuh. Ülikooli ette sõitsid bussid numbrimärkideta. Bussidest vajusid ossid nägudeta. Ühesõnaga, me ei võta maski eest ära. Ei hakka midagi seletama. Ega hakka siin peenutsema teiega tarkpead enda arust. Me tulime lastele järele. Me hakkame väänama ja peksma tudengeid ülikooli auditooriumides ja koridorides. See on meie võimalus kõrgharidusega kokku puutuda. Läbi liha, higi, vere. Nuta, süda, nuta. 7. september, Igor Kotjuh. Jõi kohvi, pesi hambaid, värvis huuled punaseks ja tuli linna. Kui värske on õhk, kui ere on päike, kui ilusad on näod. Kõndis ja silmitses, kõndis ja naeratas, nagu see poleks tänav, vaid aas, nagu need poleks inimesed, vaid haldjad ja elfid, nagu see poleks esmaspäeva hommik, vaid puhkepäev ja pidu. Ja korraga tõmmati naeratuse peale kott. Midagi pole näha, midagi pole kuulda, midagi pole selge. Valgevene ja miilits. Valgevenekeelse kirjanduse suurkuju rahvuslikul ärkamise ajal Janka Kupala 1906. Mühama on löönud männid, võpatama väljad, võpatama ka türannid, kes meid hoidnud näljas. Laulme hingi kaasa kandes lajab võimsalt üles. Kaua, kaua kannatans me. Priius, ärka üles. Maha see, kes nuumab ennast teise nälja kaudu. Maha see, kes saadab venna kandma vangiraudu. 3 päeva pärast augustikuiseid presidendivalimisi on vanglates üle 7000 meeleavaldaja. Suurem osa kinnivõetutest pekstakse läbi, nii arreteerimisel, transportides kui ka vanglates. Piinamisi iseloomustab totaalne sadism. Kohe on näha, et kõrgemalt poolt on antud käsk kohelda meeleavaldajaid võimalikult jõhkralt. Alguses ei usu Valgevenes paljud, et piinamiste taga on valgevenelased. 6 inimesele mõeldud arestikambritesse topitakse 50–60 inimest, nii et nad ei saa seal istuda ega uinuda. Öösiti viiakse nad kambritest välja ja pekstakse läbi. Pekstakse nii mehi kui naisi. Juua ei anta, süüa antakse 1 leivapäts 30 inimese peale, tualetti ei lasta. Nii mehi kui naisi vägistatakse kumminuiadega. Ja ka muidu. Seda kinnitavad gynekoloogid, kirurgid ja üldarstid, kes kannatanuid läbi vaatavad. Jõuorganite tegevus meenutab väga okupantide käitumist vallutatud maal. Vabalt valitud pealkirju meediast. 12. august. 100 naised avaldavad meelt politsei vägivalla vastu. 5. september, tudengite protestiüritus Minskis algab kinnivõtmistega. 6. oktoober, Minskis toimub esimene pensionäride ehk tarkuse marss. 14. oktoober, emadepäeval avaldavad emad Minskis vägivalla vastu meelt. 15. oktoober, erivajadustega inimesed marsivad Minskis vägivalla vastu ja uute valimiste toetuseks. 1. november, Valgevene miilits vahistab 200 meeleavaldajat. 15. november üle 600 meeleavaldaja. 22. november üle 200 meeleavaldaja. 6. detsember üle 300 meeleavaldaja. 4. jaanuar, Lukašenko annab oma riigi KGB-le käsu korraldada Saksamaal poliitilisi mõrvu. Valgevene luuletaja Vassil Vitka, Võlukepike
1971, tõlkinud Muia Veedamm. Kelle kord, helle kord, kelle järel mina, helle järel sina. Kes siis Liis, Liisi järel Kalle, Kalle järel Malle. Sina Triin, istu siin keset trepi, hoia kepi. Püüa meid siin varitseda, et me kätte ei saaks seda. Kaitse trepikest, trepil võlukepikest. Laura jäi. No nii. Meeleavaldaja mälestus Svetlana Aleksijevitši raamatust Pruugitud aeg, punainimese lõpp, 2014. Tõlkinud Veronika Einberg. Pärast 2010. aasta presidendivalimisi. Terve kuu kongis. Kõik see aeg ei näinud peeglit kordagi, me kõik haisesime. Pesemisvõimalusi polnud mitte mingeid. Kellelgi leidus tilluke lõhnaalipudelike. Andsime seda üksteisele edasi ja nuusutasime. Aga kusagil kirjutavad me sõbrad konspekte, istuvad raamatkogus, teevad arvestusi. Miskipärast meenusid kõiksugu tühised asjad. Uus kleit, mida ma polnud veel kordagi kandnud. Tuli õppida elama 2 ruutmeetril. Eriti raske oli öösel. Hingata polnud midagi. Ei suutnud magama jääda. Rääkisime. Esimesed päevad poliitikast, kuid pärastpoole ainult armastusest. Koolis räägiti meile, lugege Puulinit, Tolstoid, need raamatud muudavad inimesi. Kellelt küsida, miks see ei kandu põlvest põlve, aga ukseling pärakusse ja kilekott pähe kandub? Valgevene satiirik Vladimir Korban. Kindad. Kirjutatud 60. aastatel. Poeg isaga läks mööda tänavat ja küsis talt, miks miilitsal on käes küll valged kindad? No, mis siis ikka, poeg, saad teada, kui on soov. Kui algab päev, sa ise näed, kuis kogu rahvas tööd meil hindab. Nii põllul, tsehhis, igal pool. Ta üheskoos suurt rikkust loob. Kõik ehitame homset õnneaega, kel pintsel käes, kes lauluväega. No nii. On miilits seks, et kõikjal kõike kaitsta. Me tööd, me puhkust, meie und. Ta neid meil talitseda aitab, kes ei tee kasulikku ega head, kes maiad kõigele, mis must ja madal. On jälk neid palja käega puutuda. Nüüd tead, miks miilits kindaid kandma peab. Ansambli Grambambulja solist Lavon Volski 2014. aasta filmist Vabadust ei saa peatada. Kui sul on koolis halvad hinded, pole hullu. Miilitsasse tööle saamiseks pole haridust vaja. Saad kohe oma korteri, no võib-olla mitte kohe, aga aasta pärast. Siis võid abielluda ja kõik on ilus. Miilitseid on alati juurde vaja. Neid on nii palju eri liike. Omon, spetsnas, liikluspolitsei, tavaline miilits. Kellele neid konservatooriumi lõpetajaid vaja on? Kas neid on kuskil näha? Miilitseid on alati näha. Passivad niisama tühja. Tagavad avalikku korda. Vangla transport ja eraldi kavandatud bussid, millega inimesi ära viia. Igal sündmusel, isegi teatrietendustel on nad nüüd kohal. Rahutuste tekkimise puhuks. Algab mälumäng, kes on öelnud, auhinnaks veidike taskuraha. Kes on öelnud, Valgevenes on ainult üks poliitik, mina. Kes on öelnud? Julgelt. Perekonna nimi. No? Kes on öelnud? Ma pakun Aleksandr Lukašenka. No õige! Järgmine küsimus, kes on öelnud, asi pole selles, kas te mind valite või ei vali. Kuhu te ikka pääsete? Küll te valite. Ja kui teile sobib, siis ma hakkan tööle. Kes on öelnud?
Lukašenka! Kes on öelnud, meie riigikord ja minu positsioon ei luba mul iialgi saada diktaatoriks. Aga autoritaarne juhtimisstiil on mulle omane küll. Seda ma olen alati ka tunnistanud. Riiki peab kontrollima ja peamine on mitte hävitada inimeste elusid. Kes on öelnud? Õige. Mul olete ainult teie, Valgevene rahvas, ja ma teenin teid oma elupäevade lõpuni. Kes iganes kiunus seal diktaatorlisest, kui ma seda kuulsin, siis ma mõtlesin, et parem on olla diktaator kui gei. Ma küsin endalt, mis asi on diktaator? See on mingisugune kohutav inimene, paha inimene. Aga mina ei ole hirmus inimene. Ma ei ole üldse paha inimene. Lesbid on küll halvad, jah, kuid ma ei mõista neid hukka. Kui keegi on lesbi, siis see on mehe süü. Meil on riik, kus kõneldakse, loetakse ja mõeldakse vene keeles. Vene keel on meie rahvuslik aare. Ja teate, ma olen tõesti natuke liiga kaua võimul olnud, aga praegu võimu käest ära anda, no ei ole võimalik. Mitte keegi teine Valgevene riigi kaitsmisega hakkama ei saa. Kui te räägitakse, et valimistulemused on võltsitud, 93,5% hääletas Lukašenka poolt. Euroopa silmis ei ole see adekvaatne valimistulemus. No me panime siis, et hääletas 86%. Ja pildil vaatleb päevakangelane oma reitingut. Riigi põhiseadus ei ole mõeldud naiste rahva jaoks. Meie riigi põhiseadus on niivõrd keeruline, et isegi mehel on seda koormat raske kanda. Ja mõelge, kui me paneme selle naiste rahva õlule, siis ta vaeseke kukub selle koorma all kokku. Jumal tänatud, et meie kirik pole nakatunud samadesse tõvedesse, mis on hävitanud Lääne kiriku. Me oleme sellest kõigest kuulnud. Pedofiilia, homosus, keskkonnakaitse. Mis kurat seal toimub? Me kahtleme kõiki, kes ühinevad opositsiooni protestidega kui terroriste. Me keerame neil kaela 2 korra, nagu pardil. Meie koroonameetmete kohta annavad Vene meediakanalid sellist vastikut informatsiooni, et teate, Paika ravib seal enda omasid traktori ja viina ja saunaga. Teate, ma kunagi käigu pealt naljatasin, aga igas naljas on kübeke nalja. Kui keegi kahtleb minu tervises, siis palun väga, võtame suusad uisud, lähme homme rajale, sõidame 10 kilomeetrit ja kui keegi mind võidab, saab homme päev temast president. Minu meelest on talv parim aastaaeg. Ma ei armasta kuumust. Ma olen talvepoiss. Vassil Vitka, Lumememme ärasaatmine, 1971. Tõlkinud Muia Veedam. Mis on täna lahti küll meie lasteaias? Miks on nii suur trall ja möll meie lasteaias? Ju ammu teada see kogume rajoonile. Lumememmel lastakse pensioonile. Ametis saab lahtida suure austusega. Elagu, hurraa, hurraa! Hüüetega. Jumal kutsub Venemaa, Ukraina ja Valgevene presidendi enda juurde ja teatab, et 2 kuu pärast saabub maailma lõpp. Seepeale kuulutab Putin Vene rahvale. Mul on teile 2 halba uudist. Esiteks, Jumal on siiski olemas. Ja teiseks, 2 kuu pärast on meie kõigiga lõpp. Porošenko ukrainlastele. Mul on teile 1 hea ja 1 halb uudis. Halb on see, et 2 kuu pärast oleme kõik surnud, aga suurt rõõmu teeb see, et surma saavad ka kõik venelased. Lukašenka valgevenelastele. Mul on teile 2 head uudist. Esiteks, Jumal ise tunnistas, et ma olen teie president. Ja teiseks, ma jään teid valitsema kuni aegadel lõpuni. Lukašenko telefon heliseb. Mees vastab. Hea. Halb. Halb. Hea. Hea.
inimesed ümberringi ei saa aru, et millest mees räägib. Lukašenko paneb toru hargile ja imestab. Need inimesed ei oska isegi kartuleid ilma minuta sorteerida. Venelasele, ukrainlasele ja valgevenelasele mängitakse vingerbuss. Kõikide toolidele pannakse enne mahaistumist knopka. Venelane istub maha, kukub ropendama, kargab püsti ja näeb knopkat. Ukrainlane istub maha, karjatab, tõuseb püsti ja näeb knopkat. Valgevenelane istub päeva, istub 2, istub tüki 3. Lõpuks küsitakse, kas see ebamugav ei ole. Valgevenelane vastu, jaa, tõepoolest midagi oleks nagu valesti küll. Talt küsitakse, et miks te siis mitte midagi ei ole öelnud. Valgevenelane vastu, et ma arvasin, et nii peabki olema. Valimised Valgevene sõjaväes. Seltsimehed, kõik, kes on seltsimees Lukašenka poolt, teevad oma nime taha linnukese. Kõik, kes on vastu, teevad oma nime taha risti. See on muutuste väljaku hoov, kuulsa DJ-de seinamaalingu ja laste mänguväljakuga, kus toimuvad pea igal õhtul rahvakogunemised ja režiimivastased koosolekud, nagu paljudes teisteski hoovides üle terve Minski. Selle seinamaalingu pärast seati selle Minski kortermaja hoovis sisse miilitsa eriüksuse ööpäevaringne valve. Jõustruktuurid asusid elanikega võitlema putka seinale tehtud pealtnäha täiesti süütu seinamaalingu pärast. Maalingu pärast, mida võimud päeviti kustutavad ja minskilased öösiti taas loovad. Maalingul on 2 meest, Kirill Galanov ja Vladislav Sokolovski. Lukašenka palkas nad mängima noorteüritusele, mille tegelik sisu oli Svetlana Tsihhanovskaja valimisürituse samas paigas toimumise takistamine. Seal panid nad mängima nõukogudeaegse protestilaulu ja nüüdseks juba revolutsiooni hümniks kujunenud Viktor Tsoi loo Perimen, muutusi. Tulemusena mõisteti nad 10 päevaks vangi. Nüüd on nad saanud revolutsiooni sümboliks. Ja veel üks oluline sümbol. Žive Belarus, elagu Valgevene. See on valgevenelaste võitlushüüd. Sõnastus pärineb aastast 1907 rahvuspoeedi Janka Kuppala luuletusest. Heta krõk, što žive Belarus. See on karje, et Valgevene on elus. Kasutusel on ta olnud juba 20. sajandi algusest, kuid massiteadvusesse jõudis hüüd kõigepealt perestroika ajal ning järgnevalt juba 90-ndatel näitamaks rahulolematust Lukašenka režiimiga. Elagu Valgevene on ametlikult riigivastane lause, mille hüüdmise eest võib igaüht oodata vangistus. Dmitri Strotsev, nii võidame, 10. september 2020. Võit on homeopaatiliste žestide liitmine. Niimoodi kogunevad Minski 100 000-lised marsid. Hoovide tilkadest, tänavate niredest saab kokku inimookean. Artur Komarovski, sügis 2020, tõlkinud Igor Kotjuh. Leinaseisak katkes 10. sekundil, 41. aasta meenutusega. Lihtsalt meie jalge ees oli iseseisvus, mida ähvardati füüsilise jõu kasutamisega, kui me oma suud lahti teeme. Me juba teadsime, mida nad teevad meie suuga. Ja me tegime, sest meie vaikimine oli juba ammu liiga pikk. Sest meie suunurgas juba sündisid uued sõnad. Sest laev kulus ära ja vajub põhja. Rotid veel ei põgene, küllap seegi juhtub. Sest meie kehad on suure aia küpsed õunad ja pirnid. Igatsevad vabadust ja lendamist ja laia maad. Leinaseisak, kehade auks, millest sai õunapüree. Kehade auks, mis olid kui boksipirn. Aia auks, mis oli noor.
seal olid uued puud, mis ihkasid puhkede õide. me hoidsime käes närbunud lilli, nagu meenutust meie kehadest, mis piinlesid vangistuses. Kuni nemad õgisid puukoort ja lehti, jõid pisarsoolast mahla. me lubasime koguneda iga päev, kuni iseseisvus kannab turjal meie puid. Kuni ookeani võimas keel limpsib lõpuni vana laeva. Kuni august armid ravib. Kuni õunad ja pirnid langevad alla, et elada. Valsõna mort, utoopia, sügis 2020, tõlkinud Kätlin Kaldmaa. Pärast päikeseloojangut jäi meie linn tühjaks nagu rongijaam, mille sõiduplaanis ei ole midagi peale kuu ja päikese. Ookean ajab kajakaid taga nagu koer keti otsas ja kellatorn köhatab igal täistunnil, aga otsustab siiski mitte midagi öelda. Uue koiduni parandavad armukesed meie kehasid, katavad poorid süljega, kohendavad kätega meie nägusid. Sellepärast me ei olegi ühte nägu. Me oleme käsitsi tehtud. Päeval lainetavad ookeani lained nagu Malvina sinised lokid ja me kammime neid oma pehmete kehadega. Me tervitame teid päikese koloonias, mille kollase lipu, klaasi limonaadi tõstame toostiks kõikides laudades. Ookean masseerib maa tuuma ja öö elab meie mustades juustes päeva üle. Vastu õhtut hakkab meie veri vemmeldama ja voolab läbi nina, läbi suu merevalgetele kividele värvides need punasteks õunteks ja meie anname need õunad oma armsamatele ja nad lõhuvad nendega oma hambad, sest me ei tunne head ega kurja. Mõnikord võib meie sõnadega liha lõigata. Kui meid reidetakse, läheme sügavale vette ja vaatame, kuidas meie südamed ookeani vahtu löövad. Täiskuu valge kookon ripub ja koidikul lendab sellest välja punane liblikas, ajab tiivad laiali ja laskub allikale. Meie mehed tahavad temast mööda minna, aga käivad selili nagu lüüa saanud ploomid. Kuivade ja januste huultega kukuvad nad meie suude peale ja kisuvad meie südamed endast välja nagu rasked ämbrid täis kaevust tõmmatud jääkülma vett ja pärast lasevad neil kõmakaga maha kukkuda. Vaat, miks meie südamed valutavad. Kui südamed annaks välja tõmmata nagu hambad, kui mälestused annaks unustada, elaksime kollase limonaadi lipu all õnnelikult elu lõpuni. Aga uus päev seisab juba linnaväravate taga nagu Trooja hobune, mille sees on peidus terve päikese sõjavägi. Meie mehed viivata keskväljakule, nende alasti kehad nagu jumala nimetis sõrm ja meie armastus nende vastu on kohutav ja pime nagu toas tiirutav herilane. Kui pimedaks läheb, paneme merikarbid vastu kõrva ja kuulame, hinge kinni hoides, kuidas lokid maha ajanud Malvina pimeduses nuttes oma kuulsate juuste siniseid lokke kokku korjab. Dmitri Strotsev, Serebrjanka, 1. oktoober 2020, tõlkinud Igor Kotjuh. Õhtu möödus rahulikult. See on uutes oludes põhiline. Meie Oljaga lugesime, siis laulis Aljes valgevene keeles. Kõik toimus elamurajoonis korrusmajade vahel rohelises noos. Kaja Tanja kõlarist huikas nagu mägedes. Anja ütles, su selja taga tolknes erariietes miilits. Helistasid. Aga mina nägin vaid nägusid ja nägusid enda ees ja inimesi oli aina rohkem ja rohkem. Siis nad astusid juurde, tänasid. Oli tuttavaid, kes elavad lähedal. Pärast lugemist ja laulmist jõime taskulambi valgel teed. Esimeste kristlaste vaimus, armastuse liidus, kuid mitte katakombides ega surnuaedades, oma enda hoovides,
tiikide juures ja parkides. Sest meie olemegi rahvas. Ja see on meie linn. Janka Kupala 1907, tõlkinud Muia Veedam. Kes sammuvad seal nii ääretul hulgal, nii lõputul real. Valgevenelased. Mida kannavad kõhnadel õlgadel nad, et viisud neil nõnda rutjuvad maad. Ülekohut. Ja kuhu see hulk oma kandamit veab? Kes seda ta õlgadel nägema peab? Terve maailm. Kuid kes selleks välja õpetas neid? Eks ole ju kokku neid miljoneid. Vaev ja mure. Ja mida siis tahavad nad, need sajandeid kurdid ja pimedad? Olla inimesed. Swobodu nie strymać, swobodu nie spełnić, swobodu nie zabrać i nie zabaranić, swobodu nie skarżyć, ja na wachnią charyć, jak słoneczna je pola. Sichtic, sarı. Kroczym, raz suwory czas. Boczy, prowadzają nas. Spioka stróża, zawtra budźcie boj. Zaśpiewaj sa mной, swobodu nie strymać. Vabadust ei saa piirata. Swobodu nie spełnić. Vabadust ei saa peatada. Swobodu nie zabrać. Vabadust ei saa ära võtta. I nie zabaranić. Ega keelata. Swobodu nie skarżyć. Vabadus ei valluta. Ja na wachnią haryć. Ta särab nagu päike. Jak słoneczna je pola. Nagu päikese ratas. Särab, põleb. Może za utra zastanуj się ja. Spać trawa, kalja ručaja. Ruszył, только nie pospiał. Słuchaj, druża, podhabit mój śpiew. Swobodu nie strymać, swobodu nie spełnić, swobodu nie zabrać i nie zabaranić, swobodu nie skarżyć, ja na wachnią haryć, jak słoneczna je pola. Sic, haryć. Jah, meie kava on lõppenud. Svetlana Tsihhanovskaja kutsus jaanuaris Tallinnas viibides inimesi üles Valgevene poliitvangidele kirjutama. Kavalehtedelt leiate veebiaadressid ja täpsemad juhised kirjutamise kohta. Kirjutada palutakse vene või valgevene keeles. Juhul, kui te ei valda vene ega valgevene keelt, soovitame kasutada tõlkemootorite abi. Aitäh!